Tere kõigile! No, mesindushooaeg hakkab lõppema. Sügis läheneb ja tuuled ja vihmad ja nagu sügisel ikka. Praegugi sajab. Mul traktor on juba märg, et hakkama ära viima hoonesse. Piilaka marjad hakkavad ka punaseks minema, et siis on teada, et sügis on lähenemas. Et täna siis söötsin või söödan, panin söödaämbrit peale juba. Viimane mesi on vuritatud, ravi on tehtud või noh, ravi on antud, et kasutan sipelgappelappe, et 3 aastat juba järjest, et jään rahule. Ja ongi, et viimased liigutused, et ooblikapet teen ka mingi hetk, aurutan. Ja söötmine veel ja ega ei olegi. Söödaämbrid siis on sellised, et muidu mul on söödanõud siin peal, aga mesinduspoes oli see aasta siis selline hea lahendus nende ämbrite näol, et läbi siis kaane siis imitseb sealt sööta läbi ja siis mesist saada oma vajadused kätte sealt. Et küll jah, lisatööd natuke, et korpus peab olema juures lisaks, aga suht sama teeb välja, et kas ma panen söödanõu siia juurde või ma panen see korpuse siia juurde. Et peaks enam-vähem sama töö tulema. Siis pere siis talitab ühe korpuse peal. Alla võin hiirte peletuseks siis võrgud 6 mm auguga. Klambritiga on kinni siit suht tihedalt, et nad siit puidu äärest läbi näri. Ja mesiala mahub läbi ja hiir sisse ei tungi, et selline hea lahendus. Et lendlas praegu käib, eks nad siin hoodma jaoks tassivad vett ja tolmu veel tuleb, on näha. Ja eks ka mingil määral seda nektarit. Et suvi tegi oma kuumusega palju halba looduses, et taimed ei saanud vajalikku veekogust ja nektareeritusega on ka põhimõtteliselt kõik, et põdrakanep veel mingil määral leitseb, aga on lõppemas. Et hakkab läbi saama see hooaeg nii mesilaste jaoks kui mesiniku jaoks. Otsad koomale, meenõud, vurrid puhtaks ja ongi kõik. Aga aitäh, kes vaatavad mind YouTube'is ja vaatan, äkki on tal ka paar videot, et näha, mis mesilas peres toimub, võtan korra katuse maha ja hiilume korraks kiirelt sisse, et kuidas on mesilased siis kobaras seal ja mis seal üldse toimub. Aga selleks ajaks on kõik ja aitäh teile!